pool naljaga oli see kandideerimine alguses. Ja siis sa sõid sisse ja sa mõtlesid, et okei, peab vist nüüd minema ka. Ja siis läksin lennuki peale, 38,5 palavik. Appi. Ja siis lõpuks mõtlesin oma selle üürikorteri ette ja siis oli see, et kas on siis skämm või mitte. Korterit eksisteeri. Ja seda pidab päris palju juhtuma. Kas oled mõelnud minna välismaale õppima? Mina olen Kätri Kiilberg ja ma õppisin 1 semestri Toronto ülikoolis. Mult on küsitud, et kuidas sa raha kogumisega tegelesid, milline üldse see paberimajandus oli ja oli siis keeruline sinna üldse jõuda. Selles podcastis on mul külas erinevates riikides õppijad, kes just neile küsimustele vastavadki. Et ta ikka teaks, kuidas minna välismaale õppima. Tere, head kuulajad, vaatajad. Meil on uus osa, uus külaline, jällegi mingist uuest riigist. Tere tulemast saatesse, Johannes Idasaar. Aitäh kutsumast. Kus sa õppisid ja mida sa õppisid? Ma õppisin Islandil, Reykjavikis, siis Islandi kunstiakadeemias. Ja ma õppisin graafilist disaini. Okei, ja sa läksid sinna läbi enda koduülikooli, mitte nagu sa ei läinud terveks ajaks õppima? Ei, ma läksin läbi koduülikooli Erasmusega. Ja kaua sa seal olid siis 1 semestri? 1 semestri, jah. Okei. Miks sa valisid just Islandi? Kas sul oli see mõte, et tahad sinna riiki minna või oli see kuidagi nagu mingi ülikool lihtsalt sobis, tundus eriala äge või? See oli pigem alguses pool naljaga kandideerimine, ütleme nii. Et lihtsalt tuli see uit mõte, et kuna mul enda EKAs on mul õppe 4 aastat ja siis selleks ikkagi hakkas 3. aasta ja siis 3. aastal ma siis mõtlesin, et see on viimane kui saaks minna. Ja ma kandideerisin, panin kõik Skandinaaviast riigid, kuid Rootsi ei saanud, ja siis Rootsi asemel kandideerisin Itaaliasse ka veel. Ja siis lõpuks tuligi kusagil septembri lõpus minu arust, kui ma õigesti mäletan, tuli meil, et sa oled aktsepteeritud siis Islandile kunstiakadeemiasse nagu semestriks. Ja siis tuli see ka nagu see reality hit, et see, et ma siis 3 kuu pärast lähen kusagile kaugele vulkaanisaarele elama. Ja see ei ole ka lihtsalt mingi, et lähed Kesk-Euroopasse, vaatad, ikkagi Island on suht kaugel. Ja selles suhtes, et see on nagu, see koht on metsik ikkagi. Aga kuidas see kandideerimisprotsess oli, et sa siis läbi enda kooli said nagu mitmetesse erinevatesse koolidesse kandideerida? Jaa, selles suhtes, et EKA pakub nagu nii palju erinevaid variante, kuhu nagu kandideerida saab tegelikult. Ma isegi mingi vaatasin, et magistris saab kandideerida, vist isegi vaatasin Jaapanisse ja veel Ghanasse kusagile ja võib-olla mäletan vahest kusagil Botswana äkki oli ka või mingi täiesti ükse koha muidu nagu, ma ei kujuta ette, et teistes ülikoolides võib-olla saaks kandideerida sellisesse kohtadesse. Aga need on siis ilmselt mingi teiste programmidega, mitte Erasmus? No tõenäoliselt küll, jah. Aga need ikkagi partneriülikoolid selles suhtes EKA-ga peaks saama. Aga sa pidid nendesse kõikidesse koolidesse nagu eraldi tegema avalduse või sa panid mingi ühise, et tahan lihtsalt Erasmusele minna? Kõigepealt ma panin lihtsalt selle, nagu, et need riigid, kuhu ma tahtsin minna, siis top 3 riiki vist sai valida, kui ma Eesti mäletan. Okay. Ja siis sealt oli see, et ma täpselt ei mäletagi nüüd, aga kuidagi oli vist see, et sa said mingisuguse kinnituse vist kõigepealt siis kooli enda poolt ja siis sa said vist nagu kandideerida eraldi veel nendesse ülikoolidesse, eks kus sa pidid nagu dokumendid saatma ja mingid motivatsioonikirjad ja portfooliod. Ja meil oli muidugi see ka, et enne kui sa said Erasmusele kandideerida, siis sa pidid andma oma portfoolio nii-öelda ja siis mingi komisjon vaatab üle ja ütleb, kas siis jah või ei, et kas inimene võib nagu minna Erasmusele või mitte. Et teil pigem oli mingi portfoolio analüüs, mitte nagu keskmine hinne või hinne oli ka seal või? Ei, meil hinnet ei olnud. Ma ei tea, ma EKA-sest väga palju just äkki hindamist nii palju ei olegi. Vähemalt meie eriala on see, et enamalt on lihtsalt arvestustega. Et sellepärast on ka portfoolio nagu põhiline. Kas ütlesid, mis su kodu eriala on või? Visuaalne kommunikatsioon. Okei. Vist ei öelnud, jah. No, nüüd me seda teame. Sama asi praktiliselt, miks graafiline disain mingis mõttes, lihtsalt laiem. Okei, nii et sa põhimõtteliselt said õppida suht sama asja, mida sa koduülikoolis õpid? Jah, ikkagi mingid asjad isegi kordusid. Okei. Islandile minek, kas sa pidid ka mingid dokumente täitma nagu ala mingit elamisluba või mingid sellised asju või sul lihtsalt läksid Euroopa Liidu kodaniku ja kõik on ok? Ma mäletan, mingi paberi värk seal oli, aga ei, kui ta ikkagi kuulub sinna, ta oli küll Euroopa Liit, aga ta on see EEA, see
ala, et selles suhtes, et sinna sai nagu reisida kõik, et seal nagu midagi hullu ei ole. Aga noh, koha peal ütleme, et koha peal ma kandideerisin või tähendab, taotlesin ennast ikkagi selle kohaliku isikukoodi endale, et saada mingisuguseid housing benefits. Ja, sa said mingit toetust siis? Ja, et saada nagu Islandit endalt nagu toetust, et see üür on nagu kallis selle suhte, et siis nagu mingi osa saime tagasi korterikaaslastega. Aga see oli ka suht nagu pikk protsess. Ma tahtsingi tegelikult rahastuse kohta küsida, et Island oli mingi üks kõige kallimaid riike. Ma olen kunagi ammu Islandil käinud ja ma mäletan ka seda, kuidas ma vaatasin neid hindu ja mõtlesin, mis asja, mis toimub. Jah, ütleme nii, et kinnisvara üürimine ja kõik siuke asi on nagu kallis. Et ma üürisin ühte tuba põhimõtteliselt 800 eurot kuus. Ja see oli ka nagu 5 korterikaaslastega siis. Aga ütleme, toiduhindade poolest praeguse Eestiga võrreldes suht sama. No Eesti on jah, selles veits halb näide. Et koduriigiga nagu võrreldes on jah, ainult siin on võib-olla see, et liha on nagu odavam. Kuna neil Islandil koha peal seda lihatööstust väga ei ole, no ei saa olla ka. Sest neil ei ole seda maad lihtsalt, kus seda kõike teha. Aga kuidas sa rahastasid enda õpinguid? Sa said ilmselt seda Erasmuse stipendiumit, on ju? See on mingi, mis summas see oli? Ma sain vist selle mingi 300 eurot. See on siis terve selle poole semestri või 1 semestri peale kokku, on ju? Ja siis, kas sa said veel mingit stipendiumit? Sa said Islandilt mingit toetust, ma saan aru? Jah, see oli siuke hull jamamine, et see kogu aeg need kodutoetused saada, aga jah, see oli nagu ainuke nagu toetus, mis sealt nagu koha pealt selles suhtes sai. Et ülejäänud ikkagi oli see, et läksin ise, võtsin kursa ajal, et jah, kuule, mul on vaja kiiresti mingit tööd nagu saada, et mul läheb muidu väga kitsaks seal, ja siis tegin paar kuud trükikojas ka tööd. Ikkagi enne kogusin ikka mingi summa kokku ka. Et siis Eestis tegid enne tööd ja siis läksid sinna ja selle eest nagu, aga enam-vähem tulid välja nagu selles suhtes, et ma enam-vähem nagu arutasin kokku, et palju ka see miinus siis tuli või palju üldse nagu kokku kulus nagu mitme kuu peale, siis vist võrratsin kokku mingi 8000 eurot või 9000 eurot läks kokku. Okay. Ja siis enam-vähem siis miinusesse siis nii-öelda ei nagu 2 või 3000 euroga. Sa läksid siis jaanuaris ja sa tulid tagasi? Mai keskpaigas. Okei. No see ei ole kõige odavam. Ei, ta ei ole kõige odavam, aga ütle niimoodi, et see kogemus, nagu, mis seal oli ikkagi, see oli nagu igalt väärt seda summat selles suhtes, et igal asjal ei saa nagu seda rahalist piiri peale panna. Kas sa olid enne Islandile minekut seal käinud üldse? Nii et täiesti nagu nullist lihtsalt läksid sinna? Jah, ma läksin sinna täiesti nullist. Ma räägin, mõtlesin, et see pool näljaga oli see kandideerimine alguses. Ja siis sa said sisse ja sa mõtlesid, et okei, peab vist nüüd minema ka. Ja see probleem oli lihtsalt selles, et kui see Islandi vastus tuli, siis nad andsid mulle vastamiseks just enam-vähem mingi nädal aega või 2 nädalat aega. Teised ülikoolid vaaksid alles oma confirmationi saatma kusagil oktoobri lõpus, novembri alguses. Ehk siis mul pandi nagu koha peale, nagu, et ma nüüd pean valima ära, kas jah või ei. Ja siis mõtlesin, et mis siis, kui ma teistesse ei saa nagu. Siis mõtlesin, et okei, savi, ma lähen. Okei, ja kui sa sinna nagu esimest korda jõudsid, maandusid, kuidas see kultuurishokk? See kultuurishokk ei olnud, aga see on üks huvitav lugu. See oli näed, et ma läksin 5. jaanuaril, lendasin välja ja ma olin uusaastast saadik olnud ikkagi haigeks jäänud. Ja siis läksin lennuki peale, 38,5 palavik. Appi. Siis mõtled selle peale, et joh, ei tii, et sa oled seal lennukis, üritab magada selle serveerimislaua peal või mis iganes, mingis ükskõik mis asendis. Pime on ka ja siis mõtled, just jube. Ja siis hakkad nagu maanduma, vaatan alla, ma lihtsalt näen mingisugused lumeväljasid ja musta. See on nagu mitte midagi muud, ainult valge ja must on nagu selline pattern all. Ja siis mõtlen endamisi, et okei. Lennuk kukub alla. Jah, põhimõtteliselt. Ja siis peale maandumist sai see, et kõik küsiti passi, et näidata, kus nad pärit on. Ja siis kõikidest turistidest pärast selle esimest passikontrolli mitte kedagi teist ei küsitud teist korda passi peale minu. See oli mingi kahtlase näoga. No ma olin võib-olla natuke liiga suure kohvriga lihtsalt. Siis kohe küsiti, et mis eesmärgil tuled on ja tõsiselt, kui ma ütlesin, et ma tulin nagu
semestriks õppima, siis kohe nagu naeratas näole neile, ütlesid, et ei, väga, väga tore, astu edasi põhimõtteliselt. Okei, rohkem ei küsinud midagi. Rohkem ei küsitud midagi, jah. Ja siis oli see, et Reykjavik ise on nagu väike linn tegelikult. Et me kutsusime seda korterikaaslastega 15 minuti linnaks, sest et igal pool, kus vaja minna, on see kõnnid 15 minutit. Ja siis alguses läksin kohale, mis üllatas alguses oli see, et see oli ikka nii palju rohkem lund kui Eestis viimastel nagu talvedel. Et kui värske tunne oli midagi sükest ilusat nagu valget näha maas, mitte sükest nagu lõga. Ja siis lõpuks mõtlesin oma selle üürikorteri ette ja siis oli see, et kas on siis nagu skämm või mitte, kuna ma sain hiljem teada, et Islandil on suht palju probleeme sellega, et küsite, öeldakse, et jaa, et see koht nagu olemas ja kõik on ju, võetakse see depositiraha ära ja tood kohale, tegelikult koht korterit eksisteeri ja seda pidab päris palju juhtuma. Aga mul õnneks oli üks sellel ülikoolil oli oma Facebooki grupp, kus nagu neid üürikorterid leida. Ja siis ma ühele tüübile kirjutasin teisele tudengile, kes nagu samal ajal tuli minuga Erasmusele, et kas sa leidsid mingi koha ja siis ütlesid, et jaa, et see sama, ja siis ma kandideerisin ka sinna. Ja siis lõpuks, kui ma sinna ette jõudsin, siis 10 minutit ootasin Messengerist vastust äkki. Mõtlesid juba, et äkki ei olegi korterit. Jah, ja siis mõtlesin, et okei, hästi. Ja siis ta lõpuks ikkagi õnneks vastas ja siis tuli siuke Suzuki Jimniga, see 2-kohalisega. Tuli siuke terava illegaalse U-pöördega, keeras maja ette siuke vanem, šarmantne Islandi daam. Ja siis tuli väikse koeraga välja. Esimene asi, mis ütles mulle, et this is my baby. Ja siis ma olen nagu mingi, okei. Nice. Ma olen ise mingi palavikus ja mõtlen, et nagu ma ei püsi püsti. Aga üldplaanis nagu sinna jõudmine ja kõik tegelikult nagu väks nagu väga sujuvalt. Et koha peal nagu transport ja kõik oli ka nagu täiesti loogiline. Ja pigem, väike linn on ju, Eesti on ka suht väike riik, et pigem oli siuke nagu kodune olla seal või? Jaa, selles suhtes, et seal nagu kõrghooned oli praktiliselt olematud tegelikult, et seal mingi 2 käe peal kokku lugeda, palju need tegelikult oli seal. Et oli siuke rahulik ja? Ta oli nagu, Reykjavik ei ole nagu linn, ta on nagu Rakvere? Ta on nagu küla. Okay. Ta on siuke hästi kultuurne küla. On nagu minu kõige parem kirjeldus sellest äkki. Aga oli seal midagi teha ka või sellist nagu oligi siuke külaelu, et ma ei tea, käisid põllu peal vaatamas? Ei, tegelikult ikka oli teha ka. Üks meie lemmik tegevusi korterikaaslastega, aga ma annan korterikaaslastele konteksti ka ära. On see, et kui ma kohale jõudsin, oli see, et kõigepealt ma läksin korterist sisse, vaatasin, et okei, 2 tüdrukut, kellest üks oli soomlane ja üks oli poolakas. Ja siis pärast oli välja, et mingi paar päeva hiljem jõudis veel üks tüdruk veel, ehk siis jõudis üks Rotsanna ka veel. Ja siis nendega koos me elasime järgmised 4,5 kuni 5 kuud. Aga see nagu nendest on veel igasuguseid jutte. Aga jah, ei teha tegelikult oli, meie lemmiktegevus oli see, et seal on kuumavallikad, nagu need avalikud nagu nii-öelda spaad, aga avalikud nagu ujulad nagu kuumaveeallikatega. Ja see on hästi odav ka. Et see oli mingi 20 korra pääse oli mingi 75 eurot või 80 eurot. Ja kui sa ikka külmal talvel lähed sinna kuumavallikasse niimoodi, siis pole paremat tunnet. Pärast aeg koju oled lõõgastunud. Käid kohalikus poes ka veel läbi, võtab midagi süüa. Ja nagu perfekt. Ja hästi palju tegelikult mingid muuseumid ja näituseid ja kõik on nagu seal. Et kultuuri nagu oli seal palju? Ja. Et seal on nagu see, et inimeste puhul sa näed seda, et nad ei karda olla nagu iseendad. Et nad on hästi nagu ekspressiivsed nagu mingi kunsti poolest ja kõigest. Et mitte nagu eestlaslikud? Nad on nagu siuksed, nad on natuke nagu eestlased mõttevisi juurest, et nad on natuke puhtamad. Aga puhtamad? Mida see tähendab? Puhtama mõttevisiga. Ütleme, et kui mõni eestlastele tihti peale meeldib nagu nii-öelda siis vasakule mõelda, siis nemad on nagu siukene kogu aeg ainult paremale mõelda. Ja siis hästi palju ikkagi et nad ei karda ole iseenda. Milline see ülikool oli, kus sa käisid? Sa mõtled hoonet või mis sa mõtled? Ma mõtlen üleüldiselt tegelikult hoone ka, nagu, et mis mulje see sulle alguses jättis näiteks? See oli suhteliselt värske hoone neil. Et nad vist olid mingi paar aastat tagasi kolinud ümber. Ja neil oli mitu hoonet oli üle tegelikult selle Reykjaviki.
Kas see ongi siis Reykjaviki mingi ainus või see peamine nagu mingi kool või? Kunstikool. Kunstikool, okei. Ja see on Reykjavikis on tegelikult vist, kui ma õieti mäletan, siis 3 nagu peamist ülikooli äkki või. On Islandi see kunstiakadeemia, siis on Reykjaviki ülikool ja siis on, vist oligi vist Islandi ülikool või midagi siukest. Aga kool ise oli siuke hästi nagu uus nagu ehitis. Siuke väga moderne ja väga soe. Ja ma ütleks, et kogu see õppetöö ja see oli, ta erines sellest, mis mul nagu tavaliselt, kui ma ise õpin sessis, see oli see, et hästi suur nagu rutiini muudatus oli see, et ma pean nüüd iga päev hakkama koolis käima. Aga päris nagu iga päev olid ained? Ja siis see oli see, et üks aine oli korraga ja see üks aine kestis vastavalt siis EAP-de mahule, kas mingi 2 nädalat, 3 nädalat, 6 nädalat, midagi siukest. Okei, huvitav. Ja ma ütlen ausalt, et see mulle väga meeldis, sest ei olnud seda, et see praegu eriti semestri lõpp. Kõik asjad korraga on ju. Et meil olid just arvestused, 3 päeva ütti on see, et sa mõtled, et sul on 1000 asju vaja teha, sa mingi stressis, mõtled magada ka ei jõua enam. Siis seal oli see, et sa teed ühe asja korraga ära, siis selle 2 nädala lõpus nagu arvestus või hindeline, mis iganes. Ja kogu aeg oli see õppejõudude tugi oli kogu aeg juures. Et meil oli näiteks siuke fondiloome aine oli üks, see kestis vist 6 nädalat. Alguses näksime viidi meid Islandi kõige põhjapoolsemasse otsa põhimõtteliselt nädalaks ajaks. Nagu mingi loodusretriit või? Põhimõtteliselt kalastus külla põhimõtteliselt. Mingi inspiratsiooni koguma. Hussaviki aine, et siis seal oli täielik šokk minu jaoks, sest et ma vaatasin, et see on mingi see on mingi põhimõtteliselt väike küla, see on, ma ei tea, mis Eestis võrduseks tuua, nagu mingi, ma ei tea, Paide kusagilt või mingi siuke, mitte midagi suurt, on ja. Seal kusagil on mingisugune koht nimega Fab Lab, kus on mingisugune mitme miljoni eest mingi igasuguseid tehnoloogia, mingi imesid ja asju, siis mõtled enda, see ei ole võimalik, on ju, et võib-olla rikka riigi lõbud, selles suhtes. Island on vist üldse selles suhtes nagu eriline, et neil on see nii-öelda maaelu, kuna nad on nii väike riik, vaata, siis nad on suht palju, et nagu igal pool on suht arenenud, mulle tundub. Jah, ma sain sellest nagu ise ka nagu aru, kui me seal nagu ringi sõitsime. Et ma alguses me läksime kalastus küll terve nagu siis selle kursusega, kes meil oli. Meid oli vist mingi 15 tükki äkki või. Ja läksime sinna majja väljast vaatama, et on mingi suke tavaline maja. Teed ukse lahti vaatama, wow, et see on nagu stiilne, ilus, esteetiline, kõik nagu on nagu mõtted. Siis igal ühel anti nagu mingid toad, 8 toas. Vaatad, igas toas on mingi PlayStationid asjad. Et okei, not bad. Selles suhtes see oli nagu, see oli ka meie esimene ja viimane siis väljasõit nagu terve siis selle kursusega või klassiga, kes meil siis oli. Aga seal peamiselt olid need, kellega sa õppisid, olid islandlased või sa õppisid nagu eraldi mingil ingliskeelsel programmil? Islandlastega koos ei halastatud mulle nagu suhtes, et visati kohe, et nüüd oled sa siin ja hakkasid keelt õppima? Jah, sest et tegelikult minu arust kokku Erasmuse tudengeid nendel erinevatel erialadel oligi mingi 6 ja 7 tükki, kes nagu kunstiakadeemiasse tulid. Wow, väga vähe. No, keegi julge tulla sinna, vaata. Ja siis selles suhtes, et ega see on nagu sükest eraldi mingit inglise keelest nagu eriala ei ole. Ainuke, mis oli see, et nende Erasmuse tudengitega koos ainult tehti meile mingisugune Islandi nagu kultuuri- ja keelekursus. Ja see oligi põhimõtteliselt ainuke ingliskeelne asi, mis meil oli. Sa päriselt õppisidki siis nagu islandi keeles koolis või? No põhimõtteliselt nagu teiste seas, eks ikkagi õppejõud, nagu nad oskavad inglise keelt, et selles suhtes, et minuga ja ikkagi mingid tähtsamad asjad rääkisid ikkagi inglise keeles, kui nad teadsid, et mina ja üks teine Erasmuse tudeng olime siis nagu koos ühe šveitslannaga. Ja siis aga lõpuks oli küll see, et kui sa oled nagu kogu aeg selles nagu keskkonnas sees ja Messengeris loed ka neid vanu Skandinaavia tähti vahepeal, mis sealt tulevad, siis mingi aeg hakkad nagu aru saama. Ja tegelikult osa on tuletatav ka ikkagi inglise keelest. Palju sa siis islandi keelt lõpuks rääkisid? Ma ütlen nii, et ma väga nagu rääkima ei hakanudki. Sa said aru? Aga ma sain rohkem aru ja ma suutsin nagu lugeda mingi tasemeni seda.
et ma sain nagu konteksti sain vähemalt aru edaspidi, et millest nagu räägitakse. Aga sa said nagu, sa tunned, et sa õppisid ka midagi seal koolis või siis sul oli terve aja lihtsalt see, et ma üritan islandi keelest aru saada? Ai, ma õppisin nagu selles nagu väga palju, et kõik nagu, selles suhtes kõik oskasid inglise keelt ikkagi, ja kõik. Et sulle ikkagi seletati? Ja, ma alati nagu seletati lahti, kui midagi oli ja kui oli mingi grupitööd või midagi, siis oli nagu väga vabalt nagu suhelda inglise keeles. Et meil oli üks siuke aine, kus me tegime Islandi rahvusmuuseumile mingisugust näitust, sellist interactive näitust siis. Ja siis me olime seal 6 tiimis ja üldplaanis vahepeal tekkis seda olukord, et kus ma hakkasin nagu inglise või selles islandi keeles rääkima ja niimoodi, et unustavad ära vaata, aga et ma olen ka olemas. Sa seisid seal niimoodi? Ja siis ma nagu okei. Smile through the pain. Ja aga lõpuks meil oli enne näituse avamist oli siuke väga hektilised 48 tundi, kuna kogu see asi oli vaja üles panna ja mingeid juhtmeid seal vedada ja programmeerida ühe käega on ju, et ma olingi lõpuks niimoodi, et vasaku käega nagu käis hiirega programmeerisin ja paremaga siis panin juhtmeid kokku. Ja siis oli kogu aeg see, et inglise keeles kusagilt tuleb on ju mingi, et is this okay, is that okay, is this okay on ju, non-stop lihtsalt siuke jamamine käib. Mäletan, ma sain 48 tunni peale, mis mingi 4 tundi magada äkki. Appi. Sul oli neid huvitavaid kogemusi seal? No see ütleme niimoodi, et sa mõtled praegu nagu selle sama nagu... No ma mõtlen seda, et sa ju kõigepealt läksid sinna palavikuga on ju, siis sa vahepeal pidid 48 tunniga mingit magada ei saanud. Siis pidid islandi keelt õppima või pidid lihtsalt oskama? Ei, sellest et see on natuke võib-olla siuke Erasmuse poolest natuke hardcore'im variant. Et mõned lähevad kuhugi lõunamaale ja siis niimoodi chillivad seal. Aga ma kujutan ette, et lõunamaal võib isegi raskem olla, sest et seal on tegelikult vähem neid inimesi, kes on nõus nagu õppima ingise keelt või suhtlema ingise keeles. Et see oli ka üks, mulle nagu ise nagu need lõunamaad väga ei istu, seepärast oli ka üks nagu põhjus, üks nagu sinna top 3 nagu pani nagu siuksed põhjamaad, et mulle nagu sobib see nagu stiil natuke rohkem. Aga jah, ütleme näed, et neid huvitavaid kogemusi on ikka seal oli. Mulle viimase paar nädalat enne ära minekut äkki umbes mu korterikaaslane poolakas suutis kuidagi meie pliidi ka ära lõhkuda. Ja see oli siuke alguses tulin sinna ja vaatasin on ju, et see ei ole võimalik on ju. Siit on mu deposit läinud on ju, minu oma ka on ju, et see on jälle 8 sotti läinud, tähtis raha Eestis. Ja siis ta lõpuks nagu ütles, et jah, et see on nagu tema oma ja siis ma tegin seal siukest FBI CIA tööd on ja vaatasin, mis asi olla või mis peale võis kukkuda. Ja, et sa üritasid välja uurida, et kuidas selle katki tegi? Ja siis ma lõpuks mõtlesin välja, aga see oli. No, nii. Tuli meelde, et tal oli mingi paar päeva tagasi või eelmine päev nagu kukkunud mingi asi sinna peale, siis mõtlesin, mis asi see oli. Ja siis pärast tuli välja, et see oli see klaasis see kohvitops, kus oli see instant kohvi või mis iganes. Ja see oli kukkunud nagu nurgaga täpselt sinna pliidi peale. Ja see oli siis nagu mingi, mis sorti pildid see olla, et see niimoodi katki läks? Ma ei tea, see oli mingi plastklaas või mingi täpselt nagu siuke asi ja see oli see tavaline, see pliit oli ka see induktsioon, vaata see tavaline, see lihtsalt see plaat. Aga sa said pärast ikkagi oma selle depositi tagasi? Jaa. Et nad päris ära ei võtnud? Ei, päris ära ei võtnud. Ei see, ütleme, see naine, kes meile seda maja üüris, oli siuke peapilvedes siuke tore naine lihtsalt. Et ta ei võtnud seda väga nagu... Ta ei võtnud midagi väga tõsiselt. Tal oli mingi... Stalkisime küll Facebookis, ta oli tipp. Ja minu arust tal oli mingi 7 last või mingi... Igatahes see familia, mis oli pildi pealt, mis ma vaatasin, oli see, et see oli nagu... See oli mingi ligi 35-40 inimest nagu ühe pere pildi peal, siis mõtlesin, et okei. No tore Islandi naine. No tore Islandi naine. Ta võttiski teid nagu... Ja hästi palju oli nagu väikseid lapsi ja hästi palju nagu ikkagi rasedaid naisi oli ka. Et see oli nagu asi, mis panime nagu korterikastega tähele, et kui nagu mujal nagu just nagu siis nagu noortemate seas oli seda, et tavaliselt on ikkagi ei ole harjunud nagu nägema niimoodi nagu sellises nagu koguses, ütleme nii. Et väga palju noorust igal pool. Okay. Huvitav, mulle kas huvitav nagu, mis Islandi mingi iibe näitajad siis on? Kas neil on seal nagu paremini kui teistel või? Ma tean seda, et neid on seal kokku tsipp üle 400 000.
ma kusagil lugesin, et sellest mingis 390 000 või palju nüüd oli mingi 75 000 poolakad, aga ma päris nagu selles veendunud ei ole. Miks nad peaks? Aga poolakaid on hästi palju nagu Islandil. Okay. See on käinud nagu tööl seal. Sest et see on see, et... Poolast Islandil? Jah, need on nagu jube palju on seal need. Ja siis see oli nagu siuke aru saada ka miks on ju, sest kui me vaatame nagu Poola keskmist palka, me vaatame Islandi keskmist palka on ju, siis see on igati worth it on ju, et tuled teeb pool aastat tööd, läheb poole tagasi elad nagu kuningas põhimõtteliselt on ju tükk aega. No kuigi vahepeal peab Islandil ka hakkama saama Islandi hindadega. Jah, aga ütleme näed, et kui praegu nagu võtta see on sama nagu toiduhindade või mingit sihukest asjade näitel, siis tegelikult midagi hullu nagu tegelikult ei ole. Et see on ainukene, ongi nagu see üürimine või kinnisvara on see, mis on nagu kallis. Palju sa seal Islandil ise reisida ringi said, sest tavaliselt on see vaata, et kui keegi läheb Erasmusele, siis ta reisib veel seal nagu naaberriikides ringi ja nii, aga ma ei kujuta, et Islandil nagu sa väga ei ole neid naaberriike, kus reisida. See oli üksi reisida on seal raske, sest et üksi reisimine on kallis. Et alati oli see, et kui oli kusagile plaan minna või midagi, siis me pidime ikkagi nagu korterikaaslastega pidama natuke nõu, et kes millal saab on ja kõigi graafikud olid nagu suhteliselt nagu erinevad. Aga ikkagi seal on see tuntud Golden Circle on ju, selles tegime läbi seal mingi veebruaris äkki või jaanuari lõpus. Ja siis kursusega käisin Hussavikis. Seal oli mu elu kõige parem spa kogemus. See oli niimoodi, et see kuumavee nagu allikas niimoodi, mis oli mäe sisse ehitatud ja niimoodi avatud. Ja siis läksid sinna ja siis vaatasid niimoodi, et suur nagu mäestik on niimoodi veel ka ja siis vaatad seal külmas ja siis vaatad niimoodi kaugel ookeani poole, kus on Antarktika või kus iganes sinna põhja poole või lõuna poole jääb on. Ja siis me lihtsalt istud ja oled seal lihtsalt nagu niimoodi terve aja. Ma ei liikunud nagu pool tundi, kui sealt ära. See oli nagu, see oli lihtsalt mõnus ja seal oli baar ka. See tuli välja, et seal on 2 joogi maksimum, aga kuidagi suutsid. Oota, mida sa nagu ei tohi üle 2 joogi osta või? Jah, nagu selles avatud baaris, nagu basseini baaris. Okay. Et see on, muidugi see ei ole tervisele hea tegelikult, kui ma selles nagu alkoholi nagu väga tarbida. Aga kuidagi juhtus nii, et millegi pärast mul need Islandi kursakad andsid mulle neid nagu kätte rohkem. Ja kuidagi sai 2 piirangust, olin ületanud 3 umbes äkki lõpuks. Sest ma mäletan, ma tõusin sealt püsti ja siis mõtlesin, et läks veits liiale. Põhimõtteliselt. Aga nende vulkaanide juures ka käisid? Jaa, me käisime praegu sel ajal, kui me käisime, oli see Grindaviki teema, mis oli see, et üks ka sadamalinn siis põhimõtteliselt jäi nagu vulkaani alla põhimõtteliselt või nagu purske alla. Okay. Et ta ei olnud nagu vulkaanist, aga see oli see maa seest vaata purskas nagu see välja ja siis Islandi riik ostis kõikile, kes seal elasid, ostsid need majad ära, et nad saaksid oma uued kodud osta. Ja siis mina sinna ei läinud kahjuks, sest et polnud seda mahti lihtsalt minna sinna. Aga mul korterikaaslastes keegi käis, aga siis nagu seda aktiivset nagu purset ei olnud. Kusagil mais tuli uuesti ja hakkas purskama. Aga me käisime ka ühe vulkaani otsas, me käisime Vestmani saartel. Need on minu arust üks kõige ilusamaid kohti, mida ma nagu elus näinud on. Need on suhteliselt mingi noored saared ka geoloogilised, vist ma ei tea, ma kuidagi tugesid 11 000 aastat ainult, aga ma ütleks kindlasti rohkem. Ja see on igatahes, need on kõige lõunapoolsemad saared Islandil. Ja seal saarel on 2 vulkaani, millest siis üks purskas mingi 70 aastat tagasi või 80 aastat tagasi. Suht hiljuti. Suht hiljuti, jah. Ja siis läksime sinna, sõitsime autoga seal vulkaani peal ringi mööda teid. Ja siis ühe vulkaani tippu nagu ronisime ka ja seal vulkaani tipus olid väiksed augud. Siis pani käe sisse ja see tundsid, kuidas sealt tuleb nagu kuuma. Siis tuli see natuke reality hit ka, et nagu päris saan aru, mille peal ma praegu seisan. Natuke on nagu ohtlik. Et seal oli jah. Aga üleüldiselt ma ütleks, et see Vestmani saared olid nagu kõige ilusam, nagu mida ma näinud olen.
vähemalt siiani. Muidugi ma mõtlen selle autosõidu peale nagu Island ja Islandi teed on see, mida mina sellest oma reisist mäletan, sest ma mäletan seda, kuidas Islandil on nagu mingi thing, vaata, et sa saad nagu, sul on need 4-rattaveolised teed ja siis sul on need tavateed, on ju. Ja umbes, et kui sa sõidad mingi mäest läbi, siis sul on see, et nagu, kui sa tahad mingisse punkti jõuda, tahad mingisse linna jõuda, siis ümber mäe on nagu enam-vähem 5-6 tundi. Ja siis, kui sa lähed sellelt 4-rattaliselt teelt, siis on mingi paar tundi. Ja siis, kui me seal käisime, siis me mõtlesime, et ülihea mõte, et meil oli mingi siuke väike auto, aga 4-veoline, mõtlesime, ülikõva, lähme mööda seda teed. Ja siis olime juba mingi veerand teest ära sõitnud ja vaatame, jõgi, autotee, jõgi, et jõgi lihtsalt läheb läbi ja siis me mõtlesime, et okei, läheb läbi küll, vaata, hakkame sõitma, on ju. Lõpuks saime läbi, aga numbrimärgi kaotasime jõkke ära ja siis mu isa pidi minema seda välja õngitsema. Aga siis me mõtlesime, et ega me tagasi ju ei lähe, vaata, et me juba sõitsime jääst läbi ja siis seal lõpupoole oli nagu veel üks jõgi, aga see jõgi oli väga lai jõgi, laiem kui Emajõgi vähemalt Tartus, nii et ma ei tea, kas sul oli ka seda, et nagu need Islandi teed on ja mingid lambad on sul ees ja. Te käisite suvel või? Me käisime suvel, jah. No, jah, need on need 4-ratta veoteed on F-teed. Ja see on see, et nendel illegaalne on minna 2-rattaveoga autoga ja su auto peab olema kõrge ja su autol peab olema snorkel. Et sa tegelikult ilma snorklita, kui sa saad rendika, siis ilma snorklita autota sa ei tohi minna. Sest et nii kohe, kui sa tuleb jõgi või kusagilt läbi sõidad, sul on see risk, et mootori ujutad üle ja siis on autoga juba põhimõtteliselt läinud. Aga vaat, mida ma teada saan nüüd, mingi aastaid hiljem. Siis jah, see on me nendele F-teedele ei jõudnud, sest et see tehakse ainult juuni alguses lahti, sest et ülejäänud aja on see liiga riskantne sinna minna. Kuigi väga oleks tahtnud minna nagu selles suhtes, et seal ma tean, mis on nagu kõrgmaadel seal keskel nagu ootab. See oli muidugi vaated olid nagu väga vähedad. See on nagu imeline, ja. Aga me panime lihtsalt mööda seda ringteed enam-vähem, see, mis see üle terve saare läheb, see A1 või mis iganes see tee on. See oli nagu väga fun. Meil oli põhiline auto, mis meil oli see, et esimene auto, mis meil oli mingisugune täielik saast. See on mingi Hyundai, mingi Bayonetta või Bayona või mingisugune täiesti nii X autoga võimalik. Ja see oli siis, kui me läksime seda Golden Circle'it sõitma. Ja siis me olime seal ühes autos. Ja sa sõidad seal nagu ööpimeduses. On nüüd mingisuguse autoga, millel puudub praktiliselt mingisugune veojõu kontroll, on ju. Ja siis mõtled endamisi, et okei, et see mina on nüüd, see on mu tänu viimane sõit, on ju. Siis vaatad, sõidad see pimedast tees, siis aeg-ajalt näed, kuidas mingi auto on välja sõitnud, kusagil on veel mingi auto välja sõitnud, jumala rahulikult. Aga seal on muidugi see ka, et seal pole puidu kusagile, vaata, kuhu sisse sõita. Et seal on nagu sul on safe nagu teelt välja sõita. Kui sa saad nagu räiget trahvid nii kohe, kui sa lähed nagu teelt nagu välja. Aga sa saad trahvi selle eest, et jah, seal on see, et sa ei tohi peatuda minu arust nagu tee äärtes väga. Et seal on kindlad kohad, kus on nagu tehtud, nagu, kus sa võid peatuda. Sest et see on see, et see Islandise sammal või mis iganes on nagu looduskaitse all ja mingid asjad, et seda on igal pool seal nagu. Okay. Aga jah, siis pimedas sõitmine on seal ka siuke üli nagu natuke creepy, aga üli mõnus ja äge samal ajal. Sest sõidad on ju, sa ei näe midagi, aga sa vaikselt nagu näed igasuguseid nagu sellised mäekujutised kusagil on ja pimedas on ja sa näed vahepeal seda valget ainult, mis seal peal on ja lihtsalt saad aru, kus see hiiglased su kõrval on põhimõtteliselt. Ja üldiselt see nagu sõitmine on see lõpus tegelikult, sest et lõpuks me viimane reis oligi see, et me läksime Westmani saartele ja siis me võtsime selle Jaarise ja siis ma sain lõpuks ise ka sõita. Väga mõnus oli sõita, väga mõnusad teed nagu tegelikult. Ja vaated muidugi, nagu see loodus kõik. Okei, üks kõige hirmutavam kogemus oli küll. Aga õnneks oli see, et Islandane ise sõitis, siis kui me Hussavikki sõitsime, see oli mingi 6-7 tundi sõitu. Ja siis me olime mingisuguse mäe tipus ja me hakkasime mäest alla sõitma ja see mäeteed oli täiesti jääs ja ühtegi barjääri polnud ka. Ja mul isegi video sellest olemas, aga
siis ongi see, et sa sõidad nagu mäest alla ja sa näed nagu see ootab kuristik lihtsalt, see on üks väike vaikselt veered niimoodi. Islandana pani suht rahulikult nagu mingi 50-60 alles, et klassik. Mina ise ei oleks. Ja keegi tegi mis mõõdasõitu ka seal veel, nii et... No, muidugi tegi. Et selles suhtes, aga sõita on see mõnus, sest et jah, siis kui ma hakkasin minna Hussaviki lähedale jõudma ka veel, siis oli see, et see, kes meil sõitis, oli nagu seal kandis pärit Takureerist ja kogu see lähikant. Siis ta seal pani gaasi põhja ja pani seal mingi 140, mingi teed käis ikka niimoodi, on ju, et kogu aeg olid hüpekad ja siis ta pani venga poisi ka meile käima alati. Siis see oli tore kogemus. Ehk siis üldiselt ikkagi ütleks, et oli nagu kogu see kool ja see riik ja kõik oli ikkagi väärt kogemus, et soovitad teistele ka. Kindlasti nagu, kui on vähegi mahti või finantsiline seisukord lubab, võib-olla tegelikult isegi on see, et kui Erasmuse toetusega, kui sa suudad esimesed paar kuud nagu hakkama saada ja sul mingi töö leida kooli kõrvalt, siis sa saad ka väga hästi hakkama tegelikult. Et need palgad on lihtsalt nii kõrged seal, et sa elad rahulikult üksi nagu poole kohaga töötades tegelikult ära küll. Et isegi kui sa oled mingi baaris või kuskil kohvikus töös, sa saad päris... Enamik tegelikult töötavadki, kõik tudengid olid seal ka baaris või kohvikus. See oli lifehack ka suht. Aga seal nagu leiab ka tööd, nagu, et neid kohti on, nagu, kuhu saab kandideerida? Seal on nagu see, et jah, seal on mingisugune äpp nimega mingi Alfred, kuidas iganes nad seda hääldavad. Et seal mingi pakutakse, aga kokkuvõttes on see, et seal on ikkagi kas siis läbi kellegi või siis sa pead minema ise kohale. CV-ga näitama, et nad on selles suhtes nagu veits old school. Okei, et lähed sinna ja ütled, tere, ma tahaks tööd? Jah, põhimõtteliselt. Okei, aga see on jah, häkk. See on häkk, aga see on tükke, kui sul ikkagi kerge siuke social anxiety on, siis on kivi, mille sa pead ületama, ütleme nii. Aga lõpetuseks, mis sa ütleks, et oli kõige erinev võrreldes Eestiga? Või isegi nagu võib-olla ülikool võrreldes koduülikooliga või? Üldiselt Eestiga võrreldes oli erinev, mõtleski nagu see loodus ja kõik, et see nagu vibe oli nagu täiesti teine. Ja seal oli tore oli see ka, et neil on vist mingi, ma mäletan, palju see oli, mingi 120 sõna mingi pilvede jaoks, erinevate pilvetüüpide jaoks ja siis iga päev vaatasid taevas, see oli midagi uut, on ju. Ja hästi nagu ilus vaatepilt oli kogu aeg. Ja ülikooliga võrreldes mõtleski see, et lihtsalt, et see õppe oli täiesti teine. Kogu see õppemetoodika ja kõik see, et kui me oleme harjunud sellega, et me teeme EKASTEM ise, meie erialal asju, siis seal oli see, et sul on kogu aeg olemas nagu õppejõud ja iga päev sa saad nagu tagasi peegeldust sinu sellele ainele ja sinu kogu progressile. Okay. Ja sellele on nagu lõpptulemus ka nagu kõvasti parem võiks olla isegi vahel. Et see õppesüsteem oli nagu hästi teistsugune? Jah. Kõlab natuke nagu siuke Põhjamaade süsteem või nagu ma olen aru saanud, et Soomes on ka vaata suht teistsugune süsteem Eestiga võrreldes. Ma arvan, kipun arvan, et see on siuke Põhjamaade teema. Okay. Kui mõni kuulaja vaataja tahab sinuga ühendust võtta, küsida midagi Islandi kohta, siis kus nad sulle kirjutada võivad? Facebookis võib mulle alati kirjutada selles suhtes ja mul on Instagrami kuhu iganes tegelikult, nii kui nime sisse paned, siis tõenäoliselt annab kõik sotsiaalmeediad ette. Et kui kellelgi on küsimusi ja tahab minna Islandile või on minemas, siis sina you're their guy. Jep, võid kirjutada alati. Aitäh tulemast. Aitäh kutsumast. Ja kuulake järgmist episoodi ka siis. Tšau, tšau.